Kuulasite täna siin EKRE kõnetuuri Martin ja Mart Helmet, et millised mõtted kaasa võtate? Need teemad, millest juttu oli, need ongi muidugi need valupunktid, mida terve Eesti riik, Eesti inimesed, ka Eesti omavalitsused on kogenud ja tegelikult ainult imestada jääb üle selle üle, et EKRE-l on olemas lahendused, neid on välja pakutud, aga millegipärast ei ole nagu toru võetud, ei valitsuses ja võib-olla ei ole see ka tõesti nii paljude valijateni veel jõudnud, aga meil on aasta aega nagu teha tööd ja viia need meie lahendused, need, millest ka täna siin juttu oli, viia valijateni, veenda valijaid, et EKRE on see jõud, kes saab nendele väga lihtsatele, loogilistele, efektiivsetele lahendustele toetudes Eesti riigi arengu jälle õigele rajale seada. Te ise olete Tapa koalitsioonis olla valitsuses, et teil on ka päris häid asju ette näidata, et mis sealt nagu tuua välja? Jaa, meil oli oma väike tuulikusõda, väike efektiivne ja meie jaoks edukas lahing. Kindlasti oli abi sellest, et EKRE on Tapas vallavolikogus vallavalitsuskoalitsioonis, et meil on abi vallavanema koht. Ja tõepoolest, et meile tuli see roheteema, rohepesu niimoodi väikse ringiga teisel kujul kui meie naabervaldadesse siin Virumaal, et kui mujal käivad tuulikusõjad, siis meil oli prügisõda, ehk siis sisuliselt poolteist kilomeetrit Tapa linna keskmest. Tapa linn on küll väike linn, aga siiski Tapa linna keskmest taheti rajada põhimõtteliselt üks Eesti suurimaid prügimägesid koos kõige kaasnevaga. Nagu sa kirjutatud ka siis nii-öelda maakondlikus ajalehes, et prügimägi on prügimägi, ükskõik kui ilusti seda nimetad, kui roheliseks seda värvid ja kui nii-öelda võluvate võõrsõnadega sa teda kaunistad, et prügimägi on vajalik asi, kuskil peab seda tegema, samamoodi kuskil peab kuidagi elektrit tootma, aga küsimus on nagu alati asukoht. Prügimägi ei pea asuma keset linna, prügi põletamine ei ole innovatiivne tehnoloogia, ei too suurt tulu, vaid toob palju paha haisu ja mõned väiksed madalapalgalised töökohad. Ja teil on veel edulugusid, Vabadussammas või Vabaduse monument ja ka ujulad ja sellised asjad, et elu läheb nagu käima? Kuniks EKRE-l ei ole absoluutselt ülekaalu Riigikogus või ka volikogudes, siis sellised asjad sünnivad koalitsioonides, kui meil koalitsioonides piisav mõju, kui meil on seal piisav jalavejälg, siis me saame mõjutada otsused endale soodsas suunas ja tõepoolest et Tapale tuleb siis spordikeskus ujula, tuleb erarahaga, vald on seal osanik nii-öelda selle kaudu, et ta ostab selle teenust, aga kõige olulisem on ikkagi see, et siis Tapa valla inimene ei pea sõitma selle kvaliteetse spordiharrastuse võimaluse järgi kas Tallinna või Rakverre, et on võimalik koha peal, elu maal on võimalik, elu Tapal on võimalik, et see on kindlasti arengumootor, et EKRE ei ole kunagi olnud ju, kuidas ma ütlen, innovatsiooni või tööstuse või nii-öelda äritegevuse vastane, et pigem just, et tuleb see tuua maale, tuleb tuua kohtadesse, kus teda võib-olla veel ei ole, kus ta on lahkunud, tuleb tuua tagasi ja siis ongi nii-öelda terve Eesti elatav, terves Eestis on võimalik mõistlikult oma kodu rajada, mõistlikult tulu teenida, elatist teenida, palka saada, et loomulikult sellised samme me oleme alati toetanud. Tapa militaarlinn ja praegu on droonid muidugi teema, et veel lõpetuseks, kuidas te näete seda võimekust ja kogu seda paanikat, mis siin nüüd on olnud viimasel päevadel või öötel? No nagu siin täna need peakõnelejad rääkisid, et midagi meil on, mis meil täpselt on, kes seda teab. Rahvas muidugi oli väga ärevil kõigest sellest, mis toimus, mis pea kohal lendas, isegi Tapa inimesed, kes on tõepoolest sõjaväelinnas elanud aastakümneid ja sellega harjunud. Võib-olla selle koha pealt on jälle nagu Tapa abivallavanemana 5 aastat nüüd varsti juba Tapal tegutsenuna, mida mina olen nagu alati püüdnud
ja EKRE on püüdnud nagu osutada sellele, et just, et vaadake, Tapa ei ole tavaline linn. Et Tapa ei ole, ma väga vabandan, Tapa ei ole Keila, Tapa ei ole ka Pärnu Jaagupi, et Tapal on natuke erilisem staatus ja võib-olla tegelikult ma tahaks, et seda pandaks nagu rohkem tähele. Sest oleme nüüd ausad, kui midagi juhtub, siis Tapale lendab raskeid asju ja lendab põlevaid asju, aga ometi me oleme nagu selle kaitse poole pealt, meid on pandud nagu samasse ritta tõepoolest nagu ütleme nende sisema linnadega, kus ei ole nii palju sõjaväge, kus ei ole liitlasi, kus ei ole nii palju taristut, et mida nagu Tapa esindajana tahaks öelda on just see, et Tapa ei ole tavaline linn, et seda võiks nagu ka Toompealt nagu märgata ja kas just sellele elanikkonna kaitsele võib-olla natuke teise pilguga vaadata, et me oleme pigem Narva, me oleme Narva-Jõesuu, me oleme Värska, me oleme piiri peal. Selge, jõudu teile selleks ja aitäh!